Tere taas! See video on jätk minu eelmistele videotele just nartsissismi teemadel ja nartsissistlike suhete teemadel ja suhete teemadel üldiselt. Ja selles videos ma tahan rääkida sellisel teemal nagu turvaline ja terve suhe ja turvatunne suhtes. Toon välja erinevad aspektid, mis selle teemaga seoses on olulised minu jaoks. Ja räägin ka selles videos natukene ühest aspektist enda kogemusest, mis ma arvan, et võiks aidata paljusid inimesi, kes seda videot kuulavad. Ja ma alustan seda videot sellega, et miks on üldse turvatunne oluline. Mis on turvatunne? Et nii üldises kontekstis kui suhte kontekstis, et turvatunne on inimese baasvajadus. See on alus kõigele muule elus. See on seotud ellujäämisega, kuuluvuse tundega, juurtega. See on seotud ka inimese kohaga siin maailmas. Võib öelda, et see on justkui vundament kõigele muule. Ta ongi vundament, nagu majal on vundament või hoonel on vundament. Ja näiteks teemad, millega turvatunne on siin maailmas tugevalt seotud, on kodu, raha, koht kogukonnas, grupis, see koht kus sa oled oma kogukonnas, sinu koht ka võib-olla selles hierarhias ja koht maailmas. Et turvatunne on nende teemadega väga tugevalt seotud. Mis puudutab turvatunnet suhtes, siis see on palju teadvustamata teema, palju rohkem teadvustamata teema. Enamasti inimkonda vaadates, inimesi vaadates oleme me harjunud ebatervete suhetega ja ebaturvaliste suhetega. Ja selles videos ma räägin ka, miks see nii on. Aga natuke hiljem sellest, et turvatunne suhtes, seda võib, kuidas mina seda sõnastan, on see, et ma olen, võin ja saan olla suhtes see, kes ma olen. See hõlmab nii emotsionaalset, vaimset, intellektuaalset ja ka füüsilist tasandit. Ja see olemine, see, kes ma olen suhtes, see on turvaline. See tähendab ka seda, et ma võin väljendada oma mõtteid, tundeid, vajadusi selles suhtes ja need on kuulatud, aktsepteeritud ja mõistetud. See on väike sissevaade ja ma kohe hakkan täpsemalt rääkima sellest ka. Aga see on, kui ma üldine võib-olla definitsioon, et see olek, mida see endast kujutab. Mis on need asjad või tunnused, kuidas saaks iseloomustada turvalist suhet? Turvaline suhe on vastastikku austav, seal on vastastikune austus, seal on vastastikune lugupidamine teise inimese suhtes, oma partneri suhtes ja lugupidamine ja austus kui inimese, naise, mehe vastu. See on väga-väga oluline, mis puudutab turvalist suhet. Selles suhtes on ausus ja autentsus nii iseenda kui partneri suhtes või vähemalt soov olla aus ja autentne nii iseenda kui partneri suhtes. Turvalises suhtes on terve ja avatud kommunikatsioon. See tähendab, et selles suhtes toimub enda tunnete, mõtete, vajaduste, soovide ja huvide jagamine enda partneriga. Ja ka nende kuulamine, nende tunnete, mõtete, vajaduste, soovide, huvide kuulamine, nendega arvestamine ja sellest lähtuv käitumine, teod ja valikud selles suhtes. Mis veel iseloomustab turvalist suhet, on empaatia ja see on väga oluline aspekt kõikides suhetes ja loomulikult ka turvalises suhtes. See on see, et kuidas seda võib seletada, on näiteks häälestus partneri suhtes, häälestus partneri sisemaailma suhtes. See on teise oma partneri nägemine ja mõistmine või vähemalt püüd ja soov seda teha
või siis seda oskust parandada, oma empaatiavõimet parandada, suurendada, tugevdada. Turvalist suhet iseloomustab ka koos kasvamine ehk püüd ja soov koos kasvada ja selles suunas liikuda. Ja seda ka raskustes ja väljakutsetes. Mida see tähendab, on ka see, et vajadusel enda mineviku haavade ja mustritega tegelemine, kas siis teraapias, baariteraapias ja ka enda haavade ja mustrite eest vastutuse võtmine suhtes. Natuke pikemalt räägin sellest veel veidi hiljem. Turvalist suhet iseloomustab ka soov ja valmisolek enda käitumist, tegusid, valikuid muuta selle suhte tervemaks ja paremaks muutmise eesmärgil. See tähendab tegelemist iseendaga, enda sisemise arenguga. Ja üks aspekt, mis kõikides nendes asjades, millest ma ka nüüd varem rääkisin, on oluline, et ka ühiste laste korral on oluline nii-öelda koos tegutsemine, asjade läbirääkimine ja muutmine koos, kooskõlastamine koos, üldine terve koostöö. Ja muidugi või siis vähemalt soov ja valmidus oma koostöövõimet parandada, mingil kujul seda muuta vastavalt vajadusele ja selle suhte nii-öelda arenemise, suhte sisekliima eesmärgil. Turvaline suhe, mis seda iseloomustab, on ka soov panustada üksteise õnnelikkusse ja rahulollu selles suhtes. Ja kokkuvõttelt võib öelda, kui need on mõned punktid, mis ma tõin välja, mis minu jaoks on väga olulised, kui mina tahan rääkida turvalisust suhtest ja sellest räägin. Ja kokkuvõtlikult võib ka öelda, et teadlik suhe on see, kus partnerid võtavad üksteist kui osa iseendast, et sa võtad oma partnerit kui osa iseendast. Mida see tegelikult tähendab, on selle sügava ühenduse teadvustamine, mis teie vahel on, selle kokkuleppe olla suhtes teadvustamine ja selle mõju teadvustamine, mis teil üksteisel on. Et turvaline terve suhe on sügav ühendus kahe inimese vahel, kus see ühendus on mõistetud just nimelt sellel viisil, nagu ma ütlesin, et sa võtad teist kui osa iseendast. Mida turvalises suhtes kindlasti ei ole või seal ei tohiks olla, on emotsionaalne väärkohtlemine. See on teema, millest ma rääkisin oma just eelmises videos ja olen ka rääkinud nartsissismi videotes. Ehk siis see tähendab igasugust tunnete ignoreerimist, häbistamist, mitte märkamist, mitte reageerimist teise tunnetele, loomulikult ka vajadustele ja soovidele. Ja see tähendab ka niisugust seal suhtes kindlasti ei tohi olla manipuleerimist tunnetega teise inimesega. Ja et seda ma mõtlen emotsionaalse väärkohtlemise all. Samamoodi see gaslighting kui mõiste. Kui sa ei ole seda mõistet kuulnud, siis vaata mu eelmist videot, mille pealkiri on emotsionaalne väärkohtlemine. Seal ma räägin natuke pikemalt sellest, mis see on, aga üldine emotsionaalne väärkohtlemine, see on arvestamine turvalises suhtes, siis terves suhtes peab olema see teadlikkus, soov, tahtmine arvestada, märgata teise tundeid, vajadusi, mõtteid, huvisid selles suhtes. Turvalises suhtes kindlasti ei tohiks olla ka füüsilist väärkohtlemist, et see on üsna selge ja arusaadav, miks see nii on, et seda ilmselt ei pea väga isegi põhjendama. Igasugust löömist, füüsilist kuritarvitamist või vägivalla kasutamist teise suhtes. Et seda kindlasti ei tohiks olla.
teadlikus suhtes või seda ei ole lihtsalt seal turvalises suhtes. Seal turvalises suhtes, mida ka ei tohiks olla, on see, et seal ei tohiks olla sõnasid, tegusid, käitumist, mis kahjustab partnerit või teeb partnerile haiget ükskõik mis moel. Ja siin on oluline see, et kui see on teadlik, ehk siis ebateadlikult me teeme tahes-tahtmata seda ka turvalistes ja üsna turvalistes ja tervetes suhetes. Seda tuleb ette, aga seal on see soov ja valmidus seda muuta ja näha üldse seda vastutust võtta selle eest, et ma olen teisele haiget teinud või teist kahjustanud. See mõte just selles eelmises punktis ka, mis ma ütlesin, on see, et turvalises suhtes on see, et sa mõistad, et partnerile haiget tehes, teda väärkoheldes, teda kahjustades, teed sa seda ka iseendale. Et see on sügavamal, see tähendab nagu sügavamal tasandil suhtemehhanismi olemuse mõistmist üldse. Sellest ei räägita väga palju. Ehk siis kõik, mis ma teen partnerile, ma teen ka iseendale. Ja see nii on. See on seesama, on seotud sellega, mis ma enne ütlesin, et sa mõistad, et partner on osa sinust endast, on justkui osa, nagu samamoodi nagu mingi kehaosa või organ on osa sinust. Et see on sellisel tasandil märkamine, kuidas sinu mõtted, teod, sõnad mõjutavad sinu partnerit, sinu käitumine. Ma räägin natuke siin enda kogemusest praegu ka, sest ma pean seda oluliseks jagada, et mina uskusin mõnda aega, mõned aastad, et turvatunnet kui vajadust ei ole okei tahta suhtes, et seda ei tohi tahta suhtes. Et see ei ole justkui okei vajadus, soov. Miks ma seda arvasin? Need olid erinevad põhjused. See oli ühelt poolt see, et mõjutused vaimsuse ja enesearengu ringkondadest, millest ma olen oma eelmistes videotes rääkinud, kuidas teatud vaimsed arusaamad, õpetused on tegelikult ebaterved ja võivad olla väga ohtlikud ja kahjulikud. Ehk siis õpetused, mis räägivad, et sa ei tohi suhtesse astudes, suhtesse minnes või kui sa mõtled suhte loomisele, et sa ei tohi tahta turvatunnet või eeldada turvatunnet suhtest, on see on võimatu, et see on sama nagu arvata, et sa saad oma elu ühte oma päeva veeta ilma söömiseta või ilma joomiseta, ilma hapnikuta. Et turvatunne ja kõik see ka, mis ma varem mainisin, need käitumised, teod, see üldine suhtumine ongi sellega seotud, mis seda turvatunnet loob. Seal on väga tugev muidugi usaldus, mis tekibki läbi selle, et sa näed näiteks, et sinu partner arvestab sinu tunnete, vajaduste, soovide, huvidega suhtes. Et sealt tekib turvatunne. Seal on ka teatud väga oluline osa pühendumisel ja vastutuse võtmisel ja teatud nagu siuksel, mõtlen, kuidas eesti keeles see sõna on, stabiilsus, et sa näed, et seal suhtes on teatud stabiilsus ja läbipaistvus ja see tekitab usaldust, et see inimene, tema mõtted ja tema teod käivad justkui koos või kui partner lubab midagi, kui ta ütleb, et nii näiteks lubaduste korral, et nii on või nii juhtub, siis see ka üldiselt nii juhtub. Et seal on teatud väga oluline roll on seal on nagu stabiilsusel ja läbipaistvusel. Et ka see, miks mina
päris mõned aastad, see oli päris pikalt, kui ma uskusin, et turvatunnet suhtes ei ole okei tahta või soovida, oli ka see, et ma ei olnud sellel ajal teadvustanud enda lapsepõlve ja mineviku traumasid, haavu. Ja ma astusin just selle tõttu väga ebatervetesse suhetesse. Mul oli nagu lihtsalt vähe teadmisi ja teadlikkust ka sellest, et milline üks turvaline ja terve suhe on. Et üks osa on seal see kogemuse pool, mineviku kogemused ja teine on ka see üldine haritus või teadlikkus. Et ja minu puhul oli ka see, et ma ei teadnud oma pere ja suguvõsa eeskujul, mul ei olnud sealt teadmisi, kogemusi, näiteid, et mis on turvaline suhe, terve turvaline suhe. Et ma õppisin seda hiljem oma haridustee käigus, kui ma soovist saada ise teadlikumaks, hakkasin aru saama sellest, mis see tegelikult tähendab. Veel, mis on oluline turvalise suhete, turvalise terve suhte teemal rääkida, on see, et mis on need eeldused turvaliseks suhteks ja mis on inimese, kui sa inimese seisukohalt need eeldused või omadused või see lähtekoht, et oleks võimalikult suur tõenäosus luua turvaline suhe või astuda turvalisse suhtesse. Ja ka ma räägin siin natuke sellest, et tunnustest ja märkidest, kuidas tavaliselt turvaline suhe algab või kuidas ta võiks alata. Et need eeldused turvaliseks suhteks on siis teadlikkus iseendast nii palju ja suurel määral kui võimalik. Et teadlikkus sellest, kes ma olen, millised on minu huvid, vajadused, soovid ja just suhtes. Millised on minu huvid selles suhtes, see puudutab kõike elukorraldust näiteks. Milline on mu elu praegu, mida ma nagu vajan sellelt suhtelt, selleks, et see minu jaoks oleks okei, sobilik ja sobiv minu jaoks. Ehk siis mida ma sellest suhtest tahan. Ja ka see puudutab ka seda, et millist elu ma tahan, ehk siis nagu milline on see elu, mida mina soovin elada. Ja siin ei saa mitte keegi teine sulle seda öelda. Sa paned ilmselt, kuidas ka mina olen seda puslet nii-öelda enda jaoks kokku pannud, on see, et ma olen läbi elukogemuste, läbi oma õpingute lihtsalt endast saanud teadlikumaks, aina rohkem ja rohkem saanud aru, mis on need asjad, mida mina tahan elult, mis on minu jaoks olulised. Ja need puudutavad kõiki valdkondi, et siin on, ma hetkel ei lähe nii detailidesse, aga ma olen ka minevikus teinud sel teemal ühe nii-öelda töötoa sellise grupi, kus ma rääkisin sellest detailsemalt ja kus tegelikult ongi oluline minna detailsemaks sellega, et just nimelt huvide, vajaduste, soovidega. Mis on veel need eeldused turvalises suhtes, on see, et hea, kui inimesel on võimalikult suur teadlikkus, ma ka mainisin seda varem turvalise suhte tunnuste juures, aga et võimalikult suur teadlikkus enda mineviku haavadest, lapsepõlve haavadest, traumadest, mis on sinuga juhtunud, mis on see taust ja keskkond, kust sa tuled lapsena, kus sa kasvasid, millises keskkonnas. Et kui see keskkond on emotsionaalselt ja meil paljudel ongi see kogemus tavaliselt, et kui see on emotsionaalselt ebaterve, kuidagi kahjustav, seal juba on emotsionaalne väärkohtlemine lapsena, siis tõenäoliselt sa ei suuda ka endale, kui sa ei ole piisavalt tegelenud nende asjadega, leida ja valida ka turvalist, tervet suhet. Ehk siis see võimalikult suur teadlikkus enda mineviku haavadest ja sellest, milline on sinu lapsepõlv olnud, nii-öelda, kust sa oled tulnud, millised on need teadmised, uskumused ka, mis sinus on selle tulemusena, kust sa oled tulnud.
Ja siin on ka oluline eelduste juures see, et võimalikult terve minapilt ja arusaamise endast ja ka enda piiridest. Ehk siis mida ma ei tolereeri, mida ma ei taha, mida ma ei aktsepteeri suhtes. Selle juures on oluline mainida, et just need piirid ja piiride teemal, et need võivad suhtes muutuda. Aga turvalises suhtes nad muutuvad nagu normaalselt tervel moel, et see on läbi räägitud. Seal ei ole mingit suuri selliseid draamasid, nii-öelda nagu sügavikke või kuidas ma ütlen, läbikukkumisi seal teemal, et sa võid avastada, et su piirid muutuvad suhtes ka või eelistused, soovid. Aga jah, et üldse nagu astuda võimalikult tervesse turvalisesse suhtesse on ikkagi see arusaam üldse oma piiridest ja sellest, kes ma olen ja mida ma tahan, väga oluline. Ja üks asi, mis ma siin veel lisaks, sest ma arvan, et see on oluline lisada, on ka see emotsionaalne tarkus ja küpsus. Ja emotsionaalne tarkus ja küpsus on oluline just suhete teemal, sest see on see, mis tavaliselt suhetes, miks inimesed teraapiates käivad, baariteraapiates, on see, millest on väga palju vajaka, sest lihtsalt meil ei ole seda õpetatud. Ja me oleme tavaliselt ise tulnud väga ebatervetest või mingil määral puudulikest lapsepõlve kontekstides suhetest just emotsionaalsel tasandil, et kas on meie emotsioonid, tunded on märkamata, rahuldamata. Tavaliselt on need seotud nende teemadega, et need on need eeldused. Ja korra mainida ka seda, et kuidas tavaliselt turvaline suhe algab. Kuidas ta võiks alata, et mis on need tunnused, kuidas võib-olla aru saada, et see on turvaline suhe, terve suhe või enam-vähem turvaline suhe. On see, et võib öelda, et ta üldiselt algab aeglaselt. Seal toimub selline üksteise pikemaajalisem tundmaõppimine. Seda iseloomustab ka kannatlikkus suhte algusfaasis. Üksteise vajaduste austamine, piiride austamine, soovide austamine ja üldine selline aja võtmine, ehk siis ei ole tegelikult kuhugi kiiret. Jälle rääkides enda kogemusest, siis see aeglane algus ja aja võtmine on oluline, sest üldiselt sellised väga ebaterved, võib öelda ka kindlasti nartsissistlikud suhted või kus on lihtsalt väga palju teadvustamata haavu nendes kahes inimeses, kes suhtesse astuvad, seal üldiselt see algus on niisugune tormiline, võib tekkida väga kiire kiindumine, kirg, iha, niisugune tõmme, selline, mida sa ei oska seletada, et see on selline nagu ebamaine isegi võib-olla, et seal on see suur kalduvus fantaasiatesse, soov mõtlemisse ja see tuleb, ma olen ka nartsissismi videotes rääkinud, see tuleb nendest lapsepõlve haavadest ja teemadest, kus me ei saanud oma vanematelt piisavalt tähelepanu, piisavalt tunnustust, aga see on teadvustamata, ehk siis selles, kui see suhe ei ole turvaline, siis selles algusfaasis kindlasti on need elemendid tavaliselt olemas, see suur kiindumus, soov, mõtlemine, endale seletuste loomine, mis tegelikult ei põhine reaalsusel. Et jah, turvaline suhe algab üldiselt rahulikult ja on isegi igav ja see on tegelikult hea, sest jällegi, nagu ma ütlesin, et ebaterved, ka nartsissistlikud suhted üldiselt algavad mingi suure draamaga, mingi suure, ütleme, seal on need haavad, ebateadlikud haavad, mis nii-öelda saavad kokku ja need ei ole teadvustatud. Et turvaline suhe, see, et see on nii-öelda igav, nagu ma ütlesin, või kulgeb tihti üsna rahulikult, võrdlemisi rahulikult, ei tähenda seda, et selles suhtes poleks seiklusi või põnevust või muutusi või arengut,
aga need seiklused, see põnevus, need muutused, need arengud ei ole ebaterved ja üksteist kahjustavad. Et seal on nagu selline üldine teatav stabiilsus ja rahulikkus. Võib ka öelda, et turvaline suhe on justkui rahulik äratundmine, sügav hoolimine ja armastus üksteise suhtes ja soov tagada vastastikune õnnelikkus ja heaolu suhtes. Ja see on ka seotud siis teise huvide ja vajaduste väärtustamisega ja nende prioritiseerimisega ehk siis oluliseks pidamisega ja seda pikaajaliselt ja regulaarselt. Ehk siis need on need punktid, mis ma tundsin, et on oluline välja tuua turvalise terve suhte iseloomustamises, selle algusfaaside iseloomustamises, selle äratundmises. Reaalsus on kahjuks see, et enamik suhteid, paarisuhteid, ka inimsuhteid, ka sõprussuhteid, töökaaslaste vahelisi suhteid on mingil määral ebaterved. See skaala võib muidugi varieeruda, mil määral nad on ebaterved. Ja jällegi see tuleneb nendest lapsepõlve haavadest, traumadest, teemadest, millega ei ole tegeldud või mida pole teadvustatud. Et suur osa inimesi kahjuks ei väärtusta ega armasta iseennast. Et see suures osas tähendabki, et inimene, kes väärtustab ja armastab iseennast, väärtustab enda tundeid, vajadusi, huvisid. See ongi enda tunnete, vajaduste, huvide austamine, tähtsaks pidamine ja ka suhtesse astudes ja suhtes. See tähendab ka enda kuulamist ja mõistmist, et sa pead iseennast oluliseks, oma vajadusi, seda, kes sa oled. Kokkuvõttes võib öelda, et kõikide nende teemadega saab tegeleda individuaalteraapias, baariteraapias, et turvaline terve suhe, üks asi, mida võib-olla ma varem ei maininud, iseloomustab ka see, et seal on see valmidus nende asjadega teraapias või baariteraapias tegeleda. Soovitatav on seda teha nagu enam-vähem ühes rütmis või koos, mitte suurte vahedega ja kõikumistega, et üks inimene tegeleb iseendaga ja teine ei tegele üldse. Et see on see üldine nagu foon või see, et see soov ja valmidus on olemas tegeleda ja mõlemad osapooled saavad aru selle olulisusest ja nagu tegutsevad selle suhte paranemise eesmärgil. Et jah, see teema on väga oluline. Üldiselt just selle tõttu, et neid suhteid on nii vähe meie ümber, turvalisi suhteid. Ja loodan, et sa said sellest videost midagi kasulikku, midagi huvitavat mõtteainet enda jaoks. Kui sa tundsid ennast ära selles videos või mingil kujul mingi asi võib-olla käivitas sind või pani mõtlema, siis sa võid alati minuga ühendust võtta, mulle kirjutada, ma samamoodi teen teraapiaseansse ja saame vaadata täpsemalt sinu teemat, sinu küsimust. Ja aitäh, et sa kuulasid, kaasa mõtlesid ja ilusat päeva.